Aitäh! Imelik on pidada ettekannet, kui näed kui su vastas on su enda nägu. Aga hea küll, saame hakkama. Ma ausalt öeldes ei tea täpselt, kui pikk mu jutt tuleb ja ma kahetsen mitut asja, et Marge täna ei saanud teha ettekannet, sest see oleks nagu haakunud väga minu looga, aga siis alustame, jah. Kõigepealt enne kui alustada juttu 5 Eesti kirikule kaduma läinud preestrist, sai mulle seda paberile visandades selgeks, et see konverents, nagu ka varasemad ja nagu need, mis edaspidi tulevad, peaks olema pühendatud isa Vello Salole. Tema uuris meie katoliku kiriku ajalugu sel ajal, kui siinne ametlik ajalooteadus uuris põhiliselt töörahva võitlust. Ja kui meil ei olnud ametlikult ei katoliku kirikut ega Eesti riiki ja kõik selle, mis ta uuris, andis ta meile edasi ja sealt saame meie edasi tegutseda. Eduard Profitliku vennapojapoeg Stefan Profitlik nägi teda noore mehena, kui isa Vello tuli nende juurde külla Bad Breisigusse Rainimaale ja tema isa, siis, kes oli Eduard Profitliku nõbu, ei olnud kodus ja Stefan on mulle rääkinud, et isa Vello oli habemega, suitsetas piipu ja temale meenutas ta Hemingway'd. Nii et see oli see mees, kes sidus üleilmse katoliku kiriku Eesti ajalooga. Teiseks, mul on kahju, et Marge Paas ei saa täna pidada oma ettekannet katoliku kiriku Venemaa püüdlustest 20. sajandi 20. ja 30. aastatel. Sellega haakub aga otseselt see, millest mina olen täna lubanud rääkida. Niisiis ma pean ütlema ise paar sissejuhatavat ja tagasiulatuvat lauset ja tooma mängu veel ühe jesuiidi, kui juba jesuiidid mu jutu peategelased on. See on prantslane Michel d'Herbigny, eluaastat 1880 kuni 1957. D'Herbigny astus juba 17-aastaselt jesuiidiks ja oli üldse väga andekas, teatud mõttes ilmselt imelaps. 1911 kirjutas ta väitekirja Vene religioonifilosoofi Vladimir Solovjovi kohta, millele pööras tähelepanu Prantsuse Akadeemia ja siis ka juba mõjukad katoliiklikud mõttekojad. Solovjovist ei kirjutanud D'Herbigny aga mitte juhuslikult. 14-aastaselt oli ta enda jaoks avastanud müstilise Venemaa ja andnud endale tõotuse pühendada oma elu Venemaale. Nii jesuiitidele kui Venemaale. Ajalooliselt ei olnudki Venemaa suhted jesuiitidega halvad olnud, kui jesuiidid 18. sajandi lõpul ja 19. sajandil Euroopas ära keelati teatud ajaks, 40 aastat oli see, lubas Katariina Suur neil Venemaal tegutseda. Teine selline Euroopa monarh oli Preisimaa Friedrich Suur. 1922 määrati D'Herbigny paavstliku Orientaali instituudi presidendiks. Alates 18. sajandist oldi Roomas intensiivselt tegeletud idamaade kristlike kirikute olukorraga ja püütud leida võimalusi neid Vatikani mõjuväljas edasi hoida. Mida aga takistas poliitika, sõjad ja Euroopa riikide vallutused ja territooriumide jagamised Oriendis. See õppeasutus oli loodud 1917. aastal paavst Benedikt XV poolt. Samal aastal 1917, meenutan, avaldati esimene üleüldine Codex Juris Canonici, kanoonilise kirikuõiguse manuaal, mis oli kohustuslik kogu katoliku kirikule ja konsolideeris esimest korda sellise süstemaatilisusega terve kiriku Vatikani juhtimise alla. Näiteks nimetati sellest ajast alates piiskope üksnes Vatikanist, varem oli siis ilmselt ka või eelkõige, ma ei tea, kohalik initsiatiiv otsustav olnud. Pontificaalinstituut kuulub kokku Paavstliku Akadeemia Gregorianaga asutatud 1551 ja Piibliinstituudi Piiblikumiga 1909 ning kõik kolm on jesuiitide korraldada. 1926. aastal loodi paavstlik pro-Russia komisjon. Ilmselt siis Ida instituudi juurde ma ei saanudki sellest hetkel nii täpselt selgust. Mu oma raamat D'Herbigny'st on praegu Tallinnas. Selle autor on muide üks meie kiriku mees, Leon Tretjakevitš, ühe suure Tallinna katoliku suguvõsa Tretjakevitšite järeltulija Kanadas. Eestlane muidugi. Katoliku kirik aga häbeneb täna oma toonastest Venemaa püüdlustest rääkida.
See oli paavst Pius XI, kes 1922. aastal kõik idakiriku organisatsioonid Vatikanis jesuiitide juhtida andis. Enne seda aastat õpetasid Pontificaalinstituudis erinevate kongregatsioonide vaimulikud ja ka ilmalikud professorid. Vene revolutsioon 1917. aastal ei olnud katoliku kiriku jaoks esimene revolutsioon. Mitu aastat varem oli revolutsioon Mehhikos, kus kirik pärast revolutsiooni sattus verise tagakiusamise alla. Pro-Russia komisjoni loomise ajaks oli Vene revolutsioonist möödas 10 aastat ja olukord maailmas oli näidanud, näiteks Saksamaal, et punased võisid oma vallutustest ka ilma jääda. Ajalugu võis suunda muuta. Tollal ei tundunud see ettekujutamatu, et Venemaa areng veel uutele rööbastele minna võiks. Või siis ei usutud, et riigil õnnestub usklikke ja usulisi tundeid lõplikult välja rookida. Mõeldi, et kui Venemaal tulevad taas suured muutused, siis võiks katoliku kirik olla selleks valmis ja ühendada ida ja lääne apostlikud kirikud pärast 1000-aastast kirikulõhet jälle üheks kirikuks. Kes tahab, võib ka öelda, et Vatikan tahtis Venemaad vallutada, vähemalt sama õigustatult võib öelda, et Michel d'Herbigny tahtis heita ennast koos katoliku kirikuga Vene kiriku rinnale. 1926. aastal oli d'Herbignil õnnestunud oma positsioone Vatikanis sel määral kindlustada, et ta suundus privaatmissioonile Venemaale. Seni oli Vatikan püüdnud pidada Nõukogude Venega diplomaatilisi läbirääkimisi, mida pidas muide Berliinist tulevane paavst, tollane nuntsius Pacelli ja Venemaa poolt välisminister Tšetšeeri. Vatikan tahtis anda nälgivale Venemaale 1922. aastal toiduabi, saigi seda teatud määral teha USA vahendusel, kuid mingeid järeleandmisi Nõukogude pool vangistatud katoliku preestrite või munkade ja nunnade või noorsoo õpetamise üldse ühelgi alal ei teinud. Pius XI otsustas 1926. aastal läbirääkimised lõpetada, kartes, et kui need päevavalgele tulevad, oleks see kiriku jaoks häbistav. Kui palju paavst teadis d'Herbigny reisist Venemaale 1926. aastal, ei või keegi kinnitada. d'Herbigny pühitses seal piiskopiks vähemalt 4 senist katoliku preestrit, kellest üks, Boleslav Sloskans, kellest muide täna oli Lambert Klinkel ka juttu, jõudis lõpuks peale vangilaagreid vangide vahetuse korras läände, teised ellu ei jäänud. d'Herbigny pühitses vähemalt ühe piiskopi Moskvas, Prantsuse katoliku kirikus, mis asus Dzeržinski väljakul, paarisaja meetri kaugusel NKVD, mis ta nimi siis oligi, peamajast. Kes Nõukogude ajal on elanud, kujutab endale ette, kui tõenäoline see on, et vastavad organid naabermajas tema tegevusest teada ei saanud. Siiski ei vähendanud see aktsioon d'Herbigny usaldusväärsust tema Vatikani toetajate hulgas. Räägiti, et just paavst oli teda väga kuulanud. Kas see tõsi on, seda mina kinnitada ei saa. d'Herbigny tähelend lõppes 1934. aastal. Miks, seda ei tea siiani keegi. Ta saadeti ühte Lõuna-Prantsusmaa kloostrisse ja pandi vaikimisvande alla, väidetavalt. Igatahes mingeid trükiseid ta ka ei avaldanud enam pärast seda. Suri ta alles 1957, üle 20 aasta ei olnud temast midagi teada ja küllap see saladuseks jääbki. Vatikani Venemaa poliitika muutus pärast seda märksa tagasihoidlikumaks, lootusi Venemaaga kirikualaseid suhteid arendada enam ei hellitatud. Natuke varem olid ka Balti riigid Vatikani korrastava huvi alla sattunud. Eestisse saadeti jesuiidid Henry Werling 1923 ja Joosef Karte 1924. 1922 saadeti Riiga Antonino Cecchini apostelliku delegaadina Eesti, Läti ja Leedu jaoks ja määrati 1924 Eesti apostellikuks administraatoriks, nagu Toomas Abiline meile just rääkis. Nagu me näeme, ei olnud see algusest peale seotud Venemaa suunaga. Nüüd jõuame me lõpuks Eduard Profiitliku juurde. Sündinud 1890 oli ta 23 aastat vana, kui astus jesuiitide kooli noviitsiks. Õpingud venisid pikaks, vahele tuli maailmasõda, kus ta oli laatsaretis sanitariks. 1922 andis ta ennast üles Venemaa missiooni jaoks. Mina pole selle kohta dokumenti näinud. Usun, et see on tema õndsaks kuulutamise paberite hulgas. Ka doktor Klinke kinnitab seda oma raamatus, aga konkreetsele dokumendile ma viidet ei leidnud. Et noored jesuiidid missioneerima tõttasid,
Eduard Profiitlikul oli 12 aastat vanem vend Peeter, kes oli ka jesuiit olnud ja noorena Brasiilias surnud, see ei hämmasta. Mis mind isiklikult natuke imestama paneb, on see, miks just Venemaa missioon, sest Eduard Profiitlik ei osanud vene keelt ega õppinud seda ka kunagi. Igatahes tabas teda ootamatult Erbini sõnumitooja jesuiit McCarrigal, kes oli käinud Erbini ülesandel Eestis maad uurimas. Mida saaks siin ära teha, et olla valmis esimesel võimalusel Eestist edasi Venemaale liikuma. Sellisena nägi Erbini ette Eesti rolli ja selle ülesande täideviijaks, igatahes ettevalmistajaks oli ta valinud Eduard Profiitliku, kes oli sel hetkel 40 aastat vana ja samal aastal andnud oma viimase jesuiidi tõotuse. Ta töötas Poola koguduses Hamburgis, väikese Michali kirikus, kuhu McCarrigal talle siis omamoodi jõuluinglina lähetussõnumi tõi. Teele tuli minna kohe jõuludeks juba Eestis olla. Eestis oli ka Erbini lühidalt käinud, McCarrigal pikemalt. Oma osa mängisid selle juures kohaliku vene kiriku preestrid, ka tulevase presidendi vend Nikolai Päts. Kohalik ortodoksi kirik oli vabariigi loomisel iseseisvunud, Moskva alt ära tulnud ja see ei olnud nende materiaalset olukorda kuidagi parandanud, otse vastupidi. Kummalt poolt tuli initsiatiiv, seda ma öelda ei oska, aga ka vene kiriku mehed olid Vatikani kirjutanud ja viidanud oma valmisolekule Rooma katoliiklastega ühineda. Seda ei usu, aga meie tänapäevased kirikuajaloolased on sellele koguni ägedalt vastu. Ma usun ka Klinke raamatu põhjal, et Vatikanis on selle kohta siiski arhiivides materjali. Eduard Profiitlik jõudis Tallinna detsembris 1930 ja ei teadnud Eestist eriti midagi. Muidugi ta teadis haritud mehena, et see riik olemas oli ja kindlasti ka seda, et siin ammusest ajast sakslasi elas. See oli vist aga ka suuremalt jaolt kõik. Kõigepealt tuli tal jagada raha, mida ta kaasa oli toonud vene kiriku esindajatele, põhinedes esialgu McCarrigali soovitustele, mis ei läinud aga kergesti ega kadudeta. Üks soovitatutest oli Richard Waldak, kelle värvikast eluloost on Eestis hiljuti ka raamat ilmunud. Raamatus räägitakse Eesti endise aja kveeridest. Queer inglise keeles, need on, nagu me teame nüüd, inimesed, kes ei ole päris rahul oma sooga, mis neile sünnitunnistusel on kirjutatud. Peatselt hakkas Eduard Profiitlik eesti keelt õppima. Sai tuttavaks oma siinse kogudusega, kelle hulgas eestlased küll suurim grupp ei olnud, kuid nad olid olemas. Sulandus tasapisi siinsesse ellu ja sai aru, et Eesti ei ole Venemaa. Mitmed head aastad hiljem ütles ta selle enda suurima vea olevat olnud, et ta liiga kaua uskus, et Eestist on lootust ühendada ida- ja lääne kirikud. Ta õppis eesti keele hästi ära, nii hästi, et sai aru, et ta seda kunagi vabalt rääkima ei hakka. Alguses, kui ta eesti keele ära oli õppinud, kirjutas ta oma jutlusi eesti keeles või tõlkis nad ise eesti keelde. Hiljem, kui ta paremini keelt oskas, käskis ta neid tõlkida. Seda tegi ajakirjanik Moorson, eestindatud hiljem Murdu ja tema abikaasa. Mõned head aastad Eestis olnud leppinud sellega, et see on see Viinamägi, mille issand talle harida on andnud, võttis ta sihiks kasvatada peale oma Eesti katoliku preestrid. Mitmel puhul on Eduard Profiitlik korranud, kui väga on vaja omamaiseid preestreid, kes siin kasvanud, saavad siinsetest inimestest päriselt aru ja räägivad keelt nii, nagu eestlased oma keelt räägivad. Esimene oli tõepoolest Leonard Braitis, kuigi ta perekond oli Leedu-Poola päritolu, ta oli aga Eestis sündinud ja seega eestlane. Esimeses Eesti Vabariigis ei olnud ilmselt võimalik saada gümnaasiumiharidust ilma eesti keelt oskamata. Leonard Braitis aga oli surnud sel samal suvel, kui Eduard Profiitlik aasta lõpul Eestisse jõudis. Mis aastal täpselt internaat loodi, seda ma praegu ei oska vastata. Küllap lootis Eduard Profiitlik sealt preestreid saada. Eelkõige tuleb mul aga juttu 5 noorest mehest, kes läksidki Eestist katoliku preestriks õppima, kellest aga ühestki pikemaks ajaks preestrit ei saanud erinevatel põhjustel. Ajaline järjestus ei ole võib-olla päris õige, aga ärge pöörake sellele niisiis meeste järjekorra numbritena väga tähelepanu. Esimene oli John Robert Lepp, sündinud 26. oktoobril Pärnumaal Orajõe vallas, surnud 1966. aastal Prantsusmaal kusagil Pariisi lähedustes. Jälle ajas tema jälgi Vello Salo, aga tema
aga temaga ta ise kokku ei saanudki. Ilmselt ei soovinud Lepp eestlastega kokkusaamist. Ainus eestlane, kes teda oma silmaga näinud oli Fanny de Sievers. Lepp pidi Eduard Profitlichuga hiljemalt 10. augustil 1934 kohtuma. Sel kuupäeval on Eduard Profitlich oma käega Lepa nime John Robert Lepp kirikuraamatusse kirja pannud. 10 kuud hiljem on Lepp kinnitatud 9. juulil 1935 ja vahepeal on ta nime juurde kirjutatud üles nime kohale väikse korraliku käekirjaga Eduard Profitlich Ignatius. Enne seda 1934. aastal istub Lepp 4 kuud Patarei vanglas vanade pattude eest, enamasti dokumentide võltsimine. Tema 1956. aastal, siis kui ta juba Prantsusmaal kirjanik oli, kirjutatud kirjanduslik autobiograafia Teekond Karl Marxist Jeesus Kristuseni. Seal kirjutab ta veenvalt, kuidas ta vanglas Sienkiewiczi Quo Vadist luges ja Kristuse vastu huvi tundma hakkas. Lepa elust, kommunismist. Valed selle kohta, et ta on olnud professor. Ta reisis palju Euroopas, Gruusias, 1932. aasta tööliste võitlus hoiatab tema eest, sest ta olevat elukutseline õnneküüt ja kapo salajane nuhk. Mitte ainult kommunist ei olevat ta olnud, vaid koguni 5 partei liige. Kas Eduard Profitlich uskus kohe alguses või ka hiljem, et Lepast võiks Eesti jaoks preester saada? Sellele küsimusele ma vastata ei oska ja keegi ei oska. Kindlasti oli see aga Eduard Profitlich, kes noormehe Prantsusmaale Lyoni Saint-Irénée katoliku ülikooli õppima saatis. Ja 1941. aastal sai Lepp sealt oma elu esimese ausalt välja teenitud haridust tõendava dokumendi ning pühitseti preestriks. Jesuiidiks ta siiski kunagi ei saanud, kuigi ma olen selle kohta isegi Vatikanis jesuiitide arhiivis lugenud, et Lepp olla jesuiit. Ja Wikipedia kinnitab seda ka, aga see pole Wikipedia ainus viga. 1941. aastal poleks ta enam Eestisse preestriks saanud tulla ja hiljem muidugi ka mitte. Nii et kui oli lootus, siis see ei läinud täide selles mõttes, et Lepast oleks saanud eestlasest preester, kui temast sai siiski korralik inimene ja see kindlasti oli Eduard Profitlichu teene. Muide, üks küsimus, mis minul oli seoses Lepaga, keda ma üsna palju uurinud olen, mis mul temaga seoses tekkis, on see, et miks on Treimanni surnuaial Anna ja August Tammelehe vahele pandud mälestuskivi Lepale ja see on pandud 2009. Kui keegi tahab, võib välja uurida. Samal aastal, kui Eduard Profitlich kohtas Leppa, ja ma ei tea muidugi, kus nad kohtusid, kas tuli Lepp vanglast kirikusse, koputas uksele ja palus ennast kirja panna või käis Eduard Profitlich hingehooldajana vanglas. See ei ole ju ka võimatu. Samal ajal, kui Eduard Profitlich kohtus Lepaga, tulid Eestis katoliku kirikusse veel 2 noort eestlast. Aleksander Kurson, eluaeg 1914–83, peatselt muutis Kurson oma nime Kurtnaks ja Johannes Raidal, kelle nimi oli enne eestistamist vist Reinhaus. Tema kohta ma rohkem andmeid leidnud ei olegi, ei tea eluaastaid. Sel ajal, kui Eduard Profitlich nendega esimest korda kohtus, õppisid noormehed Petseri kloostri seminaris. Kurson oli lõpetanud ka Petseri gümnaasiumi. Kursoni isa oli küll eestlane, ema aga venelane ja ilmselt räägiti kodus vene keelt. Usun, et ta oli ka venekeelse gümnaasiumile lõpetanud. Veel nõukogude ajast olen lugenud, et Loomingu raamatukogu toimetuses oli probleeme tema eesti keelega, kuid kui ta seda ka veatult ei osanud, siis kindlasti väga loominguliselt. Andekas inimene oli ta ilma igasuguse kahtluseta. Ma arvan, et nad kohtusid esimest korda, kui Eduard Profitlich ja mõned teised, võib-olla katoliku preestrid, Petseri kloostrit külastasid. Jesuiidid jätsid noortele meestele tugeva mulje. Küllap nad tõepoolest erinesid Petseri kloostri vene preestritest ja munkadest. Vene kirik pani seda katoliku kirikule sügavalt pahaks muidugi. Juba 1935. aasta sügisel saateti noormehed õppima jesuiitide seminari Dubnos, mis asus tollal Poola territooriumil, hiljem läks see piirkond Valgevenele. Eriti Kurtna ei olnud sellega rahul, ta tahtis ju Rooma.
Aasta olid nad siiski ära ja jällegi jättis Kurtna Tubno õppejõududele väga hea mulje oma terava mõistuse pärast. Ma usun, et küllap nad õppisid seal põhiliselt ladina keelt, mida nad ju Petseris õppinud ei olnud, mis aga Roomas oli tollal katoliku õppeasutustes lingua franca. 1936. aastast olid Kurtna ja Raidel aga juba Roomas. Seminar, kuhu nad õppima läksid, oli Russikum. Miks Russikum? Russikum valmistas ette idariituse preestreid, kes pidid olema nõus sellega, et neid saadetakse tööle ükskõik kuhu. Erandeid üldiselt ei tehtud just venekeelsesse keskkonda. Kas Eduard Profiitlik saatis nad Russikumi, kui ta veel polnud aru saanud, et idariitust on raske, kui mitte võimatu Eesti mulda istutada? Kas polnud tal vahendeid, et nad mõnda teise katoliku ülikooli saata? Neile küsimustele ma vastust ei tea. Tean aga, et just need küsimused tekitasid edaspidi pahandusi tema ja Russikumi rektori režii vahel. Kurtna tahtis tulla ära idariituse pealt. Režii ei tahtnud teda lasta. Kurtnal oli paraku koolis ka teisi probleeme. Õppimises paistis ta silma, kuid silma paistis ta ka muude asjadega, nii et jesuiitide ordu pater generaal Vatikanis tollal väga võimas Ledovski. Jesuiitide ordu ülemat nimetatakse ka mustaks paavstiks. Tema kahtlustas juba üsna varakult, kas Kurtna jesuiitide ordusse sobib tänu oma isikuomadustele. Russikuma oli nimelt jesuiitide kool. Siiski õppisid nii Kurtna kui Raidal 1939. aastani Russikumis, kuigi see Eduard Profiitlichule üsna palju halle juukseid põhjustama pidi. Rektor režiiga läksid ta suhted Kurtna pärast nii teravaks, et seda konfliktiks nimetada võib ja ilmselt ei varjanud ka režii seda. Ta süüdistas Eduard Profiitlichu erapoolikuses koguni selles, et ta tunneb liiga palju huvi Kurtna vastu ja liiga vähe Raideli vastu. Kurtna vaimuomadused tõepoolest jätsid piiskop Profiitlichule ilmselt väga hea mulje. Näiteks on ta ajakirjas Kiriku elu. Kurtna on kirjutanud ajakirjas palju artikleid nii Rooma kultuurielus kui usuküsimustes. Kui ma Roomas käisin selle romaani jaoks materjali kogumas, ma kirjutan nendest asjadest ajaloolist romaani juba tükimat aega, jõudsin ka Russikumi. Russikumi rektor oli tollal sõbralik leedulane Longinas Virbalas. Ta tõepoolest tõi mulle välja Kurtna toimiku, mille ma sisse skäänida sain ja sellepärast on mul üsna hea ülevaade sellest, mis tema õppimisest sai. Veel 1940. aasta alguses püüdis Eduard Profiitlich veenda Russikumi rektorit laskma Kurtnal preestri õpinguid jätkata. Kurtna oli aga vahepeal organiseerinud endale vabariigi presidendi stipendiumi paleograafia ja diplomaatia instituudis õppimiseks, mis Biblikumi juurde kuulub. Ta teemaks oli Eesti ajalugu puudutavad vanad ürikud Vatikani arhiividest ja ta ilmselt ei põdenud liiast, et ta preestriks ei saanud. Nii tundub mulle. Mis Raidelist sai, see jääb mulle aga faktide tasandil saladuseks. Ja Raideli pabereid ei andnud mulle ka Virbalas näha. Neid oli küll vähe, aga ikkagi mulle neid ei näidatud. Vähemalt pole ma sellele siiani vastust leidnud peale selle, et rektor režii kirjutab Eduard Profiitlichule detsembris 1939, kui Venemaa oli Soomele kallale tunginud, et Raidel küsis talt luba Soome sõtta minna ja tema ei soovitanud. Kurtna jäi Rooma, tuli siis Tallinna, käis Moskvaski ära, sai sealt uue stipendiumi, siis kui juba Eesti oli saanud Nõukogude Liidu osaks ja ilmselt ka teisi tööalaseid ülesandeid. Olen lugenud paari raamatut, kus temast kui nii Vene kui Saksa poole spioonist kirjutatakse. Ta istus Roomas vangis, vahistatud Itaalias salakuulamise eest ja et ta nii-öelda pääses 10 aastaga vangilaagrit sanitarina, näitab veel kord, et oma asju hästi ajada oskas. Järgmine, kellest Eduard Profiitlich lootis Eestile preestrit, oli Günther Johannes Stipa, sündinud 1907, surnud 1993. Kelle kohta on 2 Rein Runapuu tehtud intervjuud ilmunud Kiriku elus. Stipa kohtus Eduard Profiitlichuga 1933. aastal, kui ta tuli oma õppimise ajal skolastikuna 8 aastaks Tallinna tööle. Ta õppis kiiresti ära eesti keele ja süvenes Eesti ajalukku.
1936. aastal, kui Tallinnas tähistati suuret Pirita kloostri 500. juubelit, ilmus kirikuelu Stipa Sulest põhjalik ülevaade kloostri ja Birgittiinide ajaloo kohta, rohkete huvitavate detailidega, mida tänapäeva Eestiski eriti ei teata. Koos tuntud võimutegelase Paolo-Priit Voolaisega käis ta Lätis Lutsimaal, korraldas sealt poisse Tallinna katoliku seminari. Pärast seda, kui ta Saksamaal oma õpingud lõpetas, tuli ta Tallinna tagasi ja nagu ta intervjuus vanamehena ütles, nägi ta oma elu Eesti katoliku kirikus Eduard Profiitliku assistendina, keda ta väga austas. Kuid aeg kaldus juba sõja poole ja pealegi oli katoliku kirikul üha raskem saada töölubasid, eriti sakslastest preestrite jaoks. Pean tunnistama, et olen oma uurimise käigus aru saanud, et ametlikus Eestis valitses tollal väga sakslaste vaenulik hoiak, mis meil osalt ilmselt saatuslikuks sai ja lõpuks Stipa tööluba enam ei pikendatudki. Millal ta täpselt lahkuma pidi, seda pole ma leidnud, aga see pidi olema 1940. aastal ja ilmselt enne venelaste tulekut. 1938. aastal oli Eduard Profiitlik ta oma kodulinnas Breslaus preestriks pühitsenud, jesuiit oli ta juba enne Eestisse tulekut. Pärast siit lahkumist oli ta sõja ajal siin ja seal preestriks, pärast sõda hakkas õppima soome-ugri keeli, alguses Göttingenis, hiljem Helsingis, sinna asus ta elama, abiellus, oli 2 lapse isa ja ikkagi kahetses ta elu lõpus, et ei olnud saatnud jääda Tallinna preestriks. Tegelikus ajaloos tegi Eesti valitsus talle ehk teenegi, et jääda ei lasknud. Kas ka teda poleks Siberisse saadetud, ei oska öelda. Või kas ta sealt elusalt tagasi oleks tulnud. Aga inimese hingerahu sõltub imelikest asjadest. Vahel võib inimene olla õnnelik ka rasketes, ebaõiglastes oludes. 5. mees oli Aleksander Tordett, 1916–1984. Sündinud Soomes, lapsendatud kohaliku saksa perekonna poolt Nõmmel. Tal oli samuti lapsendatud noorem vend, Max. Vanemad olid luterlased. Miks Aleksander noore mehena katoliku kirikusse jõudis, selle kohta faktilist kinnitust ei ole. Küll on aga faktiline kinnitus Eduard Profiitliku käsitsi kirjutatud märkmed inimeste kohta, kes tahavad kinnitamisele tulla 1942, kus on kirjas Tordetti ema ja vend. Isa oli surnud 1940. 1934 sõidab Tordett Innsbrucki jesuiitide ülikooli. 1939 tuleb ta Eestisse sõjaväkke aega teenima. Tema teenistuse aja jooksul teenistust pikendatakse 2 korda, lõpuks teenib ta 18 kuud. Ma ei tea, millal ta täpselt lõpetab, kuid juba sõjaväe ajal osaleb ta aktiivselt kiriku elus. Kui Nõmme õnnistati sisse kabel, siis mängis ta seal orelit ja korraldas seda asja muudki moodi, kirjutas aktiivselt kiriku elusse. Kui Eduard Profiitlik 1941 vahistatakse, siis on ta viimane soov ja lootus, et Tordett preestriks pühitsetakse. See saab teoks 1942 ja 2 aastat 1942–1944 töötab ta preestrina. Nii läks ikkagi täide Eduard Profiitliku lootus, et Eesti kirik saab oma Eesti preestri. 1944 lahkus ta enne, kui venelased jälle sisse tulid. Ta teadis, mis kirikuga eelmine kord tehti. Ta jõudis Viini, õppis kiriku õigust, sai professoriks ja suri suhteliselt noorelt. Oma Tallinna Nõmmele jäänud perekonda käis ta paaril korral nõukogude ajal vaatamas. Preestrina ta ilmselt Austrias eriti enam ei tegutsenud. Jah, ja sellega olen mina lõpetanud. Aitäh!